tere matkarahvas, suur talv on väljas ja kõik, mis on vedel, on ära külmunud ja see ära külmunud vesi tähendab seda, et tegelikult saab uisutada. Aga kui nüüd mõelda matkauisu peale, siis tuleb välja, et see niisama lihtne teema ei olegi. Ja oleme Raivoga täna siin sellepärast, et natukene tuua selgust ja valgust ja libedust sellesse põnevasse teemasse. Kui nüüd inimene mõtleb matkauisu peale, siis mida ta peaks arvestama, kuskohast alustada ja vaataks üldse üle, mis need erinevad variandid on, et siis teab inimene ennast õigesse slotti niimoodi ilusasti nihutada. No ta on tõesti päris keerukas valdkond, kuna tuleb kokku sobitada saapad, uisud ja klambrid, mis neid ühendavad. Ja kui üks neist ei sobi, siis nad ei sobi. Et tuleb ikkagi lähtuda sellest, kui midagi on juba olemas, siis tuleb vaadata nüüd see teised osad vastavalt sellele. Meil siin põhiliselt on kasutusel need universaaluisud, mida saab mis tahes saapaga kasutada või müügil. Ja teine on siis sellised NNN sidemetega. Siin on nüüd üks näide, aga see on nüüd backcountry ehk nagu maastikusaabas, mis sobib matkamisele. Ta on sellise laiema soonega, aga on olemas siis ka, saabas mul näidata ei ole, aga selline tavaline rajasuusa saabas, mis läheb ka siis sellise NN sideme peale. Kas selline saabas on tuttav ka suusatajale? Ta on väga hästi tuttav, kinnitus on sama, aga see soone vahe on suurem ja ütleme, see kinnitus on ka võimsam natukene matkasaapal. Okei. Sest ühed asjad, mida mina siin näen ja mis minus kohe äratundmise rõõmu tekitavad, on need sellised lihtsamad matkauisud, kus on juba klambrid originaalis küljes või originaalis nad ei ole küljes, need tuleb ise külge panna, aga nad on komplektis olemas ja need on siis võimalik köita endale jala külge igasuguse matkasaapa puhul. Jah, et see on selles mõttes hea selline turvaline saabas, et sellises keerulistes matkatingimustes on nad väga head. Tema omapära on muidugi see, et tal on kand kinni, et ta ei ole selline kiire uisutamise saabas või see uisk, aga ta on tõesti mugav, ütleme, kui on kuskil maastiku liikumine, vahepeal on mingisugused uisulõigud, kuskil rabas, laugastel ja siis jälle vahepeal käimine, siis tavalise matkasaapaga, mida saab siis siia ilusti panna, siis on väga mugav. Muidugi, eks nende paigaldamine, seda tuleb teha saapa järgi. Tal on siin neid avasid, kus siis saab pikkust reguleerida ja saab vaadata, kas panna ettepoole, panna tahapoole. Et kui tahapoole panna, siis on, ütleme, konarustest üle sõitmine on mugavam lihtsalt. Jah, et kui tead, mis saapaga matkal olete, et kodus juba valmis ei pea hakkama metsas tegema ja siis riputad lihtsalt koti külge või viskad kelku ja on hea võtta. Kruvid, mutrid, seibid on tal komplektis olemas kõik. Super. Ja see on siis, kas nüüd siis sellise peene naisterahva oma või siis juba laste oma ka samasugust tüüpi? Oleneb jala suurusest, jah, et ta on mõeldud laste uisuna. Siin on nüüd kõik juba algusest peale koos. Ta on siin ka ära valtsitud või niimoodi, et ta ei ole lahti võetav ja reguleeritav. Ta ei ole pikkuse mõttes ei ole reguleeritav, aga ütleme siis see saapa paksus või suurus saab reguleerida need samade rihmadega. Ja edasi läheb nüüd juba keerulisemaks. Nüüd enam selliseid lahendusi meil laua peal ei ole, kus on siis kohe kõik sellised klambrid küljes, mille külge saad matkasaapa panna, vaid edasi käivad siis juba spetsiaalselt selle eelkirjeldatud kolmetähelise ühendiga liidesega. NNN saapa jaoks on olemas ka SNS saapad, aga neid enam ei toodeta. Kui kellelgi mingi vanad on veel olemas, siis peab tegelikult otsima sobivaid klambreid nende sabaste juurde ja uiskude peale saab ka neid klambreid kinnitada. Aga meil müügil on ikkagi need NN sabaste jaoks sidemed. Suurepärane. Aga kui need otsa vaadata neile, siis need on ka väga erinevad. Siin on sellise laiema alaosaga ja siis osad on puhtad sellised nagu vikati peal oled seal keset jääd. Profiilid on tõesti erinevad, aga ütleme, neil on teatud uisutamismugavused või ütleme eriti kiirel sõidul hakkavad teatud tunnused mängima. Neil on erinevad pöörderaadiused, neil on erinevad jäikused natukene, aga mis nüüd põhiliselt on erinev, kui nüüd vaadata seda uisku ja seda uisku, siis siin on näha, et on mingisugused sooned, värgid, et siia kinnitatakse nisklambrid.
et need on sellised klambrid, mida saab panna ilma kruvideta, ilma mutriteta. Ja selleks kasutatakse siis, ehk siis sellel uisul on olemas juba nissplaat, see ülemine osa ongi see plaat, mille külge saab siis otse klambri panna ja noh, see klamber näeb välja näiteks selline, kaheosaline ja tagumine ots on ka, et ja siis jälle samamoodi pikkuse järgi, jalanumbri järgi paned endale paika ja nii. Ja see nüüd on suhteliselt keeruline, vajab sellist noh, tugevat kätt ja peab jälgima, noh, uisk on piisavalt terav ka, et ennast ei vigasta ja ta surutakse niimoodi siia peale. Siuke siinide peal jookseb jah. Jookseb siinide peale ja vaata, nüüd on kuulda, et ta läks juba esimesse avasse. Ja samamoodi saab panna selle tagumise siit niimoodi peale ja noh, reguleerida siis õigesse pikkusesse. Aga nendega on nüüd see keeruline asi, et noh, seda lihtsalt niisama käega enam kätte ei saa. Selleks on olemas spetsiaalne tööriist. On spetsiaalne tööriist, millega saab siis ühesõnaga painutada selle sälgu nii-öelda lahti. Ja siis on võimalik ta siit pealt ära võtta. Väga äge, selline äärmiselt vajalik tööriist siis asja äravõtmiseks. Sama nissplaadiga variant on ka see uisk ja temal on see omapära, et mitte uisu enda plaadi peale ei saa panna, vaid tal on eraldi siis nissplaat kaasas. See on nüüd selline, noh, nii esimene kui tagumine osa, siis mis Need tuleb õiget pidi panna peale ka? Need tuleb õiget pidi peale panna, jah. Ja kõigepealt peab ka uisk õiget pidi käes olema? Jah, et uisk õiget pidi käes, noh, et selline laugem on alati esimene ots ja järsemad siis tagumine ots. Ja need nüüd kruvitakse kinni, kruvidmutrid on komplektis kaasas ja võtta siia peale saab tõmmata siis näiteks selle sama kinnituse, nii et ta läheb siis siia selle plaadi peale ja tagant see, et põhimõte on sama. Lood talle lihtsalt selle plaadi siia peale, selle keeramisega, selge. Nii et ühesõnaga sellel tüübil, see on T-Skate Pro, on siis selline komplekt kõik kaasas. Ja no kõikide nende komplektidega, kõikide uiskudega on kaasas vajalik kogus mutreid ja polte, nii et neid ei pea eraldi kuskilt otsima minema. Või kui on kodus kuskil tööriista sahtlis, siis ei pea ka sealt otsima hakkama. Siin on nagu tähtis see, et tuleb kasutada või mõistlik on kasutada uisuga kaasas olevaid komplekte, mitte klambriga olevaid. Sest näiteks siin on üks klamber, see on ka nüüd enne side ja see on nüüd siis päris nagu rajasuusa jaoks sobiv klamber. Temal on kruvid küljes, nagu näha. Ja neid siia uisu sisse ei keera kuidagi. Neid väga ei keera, jah. Või keerad, kui oled väga jõuline, aga ei ole mõtet. Et seda saab kasutada jah, nii rajasuusa jaoks kui siis ka uisu jaoks, aga siis tuleb kasutada uisu mutreid ja kruvisid. Nii, kui me nüüd siit edasi läheme, mis on selline järgmine valik, enne kui me Petrõkinaga uiskude juurde välja jõuame? No on selline tavaline, mis tõesti siis klamber kruvitakse külge ja kui siin oli juttu nüüd, et see on nüüd selline rajasuusa klamber, selline kitsas variant, siis meil on ka müügil siis nii-öelda backcountry ehk siis looduses matkamise jaoks sobilikud Kas see pakub rohkem stabiilsust või see stabiilsus on pigem kinni selles uisu enda rauas? Tähendab, ütleme niimoodi, et need klambrid on laiemad, nad sobivadki sellise backcountry saapa jaoks ja tema nüüd, ütleme niimoodi, et paremini sobiks muidugi sellisele uisule, mis on ise ka laiem. Et aga kui arvestada, et ikkagi matkauisk, ta ei ole päris kiiruisk, ega suurt vahet ei ole, et väga vabalt võib ka seda backcountry sidet panna nüüd sellisele suuse kiire sõidu uisu jaoks ja need peaksid olema siin komplektis. Mis on veel nüüd oluline? Juhend ka. Et enamus, nendel on ka juhendid kaasas, et sõltuvad sellest, et milliseid neid sidemeid või klambreid panna, et siis millistesse aukudesse ja
noh, see annab siis sellise hea indikatsiooni. Tasub mitte kohe ära visata. Täpselt, muidu kruvid kinni ja pärast vaatad, et noh, ei sobigi pärast hästi või osad sobivad, osad ei sobi, aga noh, siin on alati nagu dubleeritud need avad augud, et saad noh, ka pikkust ja kõike reguleerida. Üks küsimus mul siin vahepeal tekkis, kui me vaatame neid uiskusid, siis nad on erineva pikkusega ja sul on mitu korda jutust läbi käinud, et ühed on kiired uisud ja teised on siis mitte nii kiired. Millest see kiirus tuleb, kui tulebki selline inimene matkaspordi uksest sisse, kes ütleb, et mul on vaja meeletu kiirusega seal jää peal sõita, mis ta peab siis vaatama? No kiiruisud on suhteliselt pikad, aga ütleme, see sobilik pikkus oleneb tegelikult inimese pikkusest. Et kui on selline noh, väiksem laps, noh, väiksem naisterahvas, no väga pikk uisk ei ole hea. No sa saad sõita, aga noh, ta on sulle raskem, manööverdamine on keerulisem, noh, see pööramine kõik, kiiremini saad sõita, aga noh, see nüüd jälle oleneb sellest otstarbest, eks. Ja kui sa pead ka maastikul liikuma, siis pikaga on alati tülikam liikuda, eks. Et noh, mina sõidan 50-stega, noh, võiks olla ka 52,5, noh, ma olen üle 1,80 m pikk. Et aga nad hakkavad enamasti jah, siin 40 sentimeetrist ja noh, see on nüüd veelgi, laste oma on siis noh, veelgi lühem, eks. Siis üks asi, mis ma vaatan siia peale kirjutatud, raadius 27 meetrit. See on siis, mis raadius see on? Pöörderaadius? See on nüüd pöörderaadius, jah, aga see nüüd tuleneb sellest, et uisu see noh, tald või mitte tald, aga siis tera ei ole päris sirge, vaid ta on, noh, ongi teatud kaarega ja no, nad jäävadki seal ikka 25-30 vahele enamasti need raadiused. See on see, mis võimaldab uisuga lihtsamini manööverdada. Kui ta oleks noh, ühesugune, ilma noh, raadius oleks lõpmatus, siis noh, pöörata on väga keeruline. Mainin seda, et noh, komplektis, noh, kui on nüüd selline, kui vaadata noh, päris ports krube mutreid ja erineva pikkusega, tasub vaadata noh, nendel kaasas olevaid manuaale, kus on ilusti kirjas siin peal ka, et millist kruvi kasutada ja kui pikka. Ahah, see klassikaline IGEA kokkupanemise harjutus. Et nendel need, noh, ütleme, see puuritud, ettepuuritud kruviavade sügavused on väga erinevad, eks. Ja kui kasutab pikemat kruvi, noh, siis sa võid keerme ära rikkuda, kruvi ära rikkuda ja õiget tulemust ikka ei ole, eks. Et tasub neid jälgida. Süveneda, jah. Mitte rapsida. Aga selleks, et rea pealt üldse ära saaks tulla, kui midagi paha juhtub, on ju meil olemas ka hulk sellist turvavarustust. No ütleme jah, see põhireegel on see, et no, üldiselt üksinda eriti ei ole soovita uisutamas käia, kuigi käiakse, aga turvavarustus peab igal juhul olema kaasas ja igaühel peaksid olema siis jäänasklid. Neid on ka väga erinevaid, aga nad peavad sul rippuma kaelas, nii et kui sa nüüd kukud läbi jää, eks, siis noh, väga keeruline, noh, abi võib olla ka keppidest, kui sa keppidega sõidad, aga kõige kindlam viis on ikkagi tulla välja jäänasklitega. Ja üldjuhul tuleb välja tulla siis sealt tuleku poolelt. Ja noh, seal on oma tehnikat, seda peab noh, õppima, ütleme, mitte päris harjutama, aga noh, peab õppima, et kuidas on kõige kindlam, et sa suudad jää peale tulla. Ütleme, ka naisterahvad, kellel ei pruugi käed nii tugevad olla, et ka nemad suudaks. Noh, lihtsalt niimoodi kätega tõmmata välja tirida. Okei, ja need on mõistlik ikkagi panna sellisesse kohta, kus sa saad nad kätte, et need, kui sul seljakotis on, ei ole suurt tolku, et kui sa juba läbi vajud, siis sinna otsima minna neid ei... Komplekti kuulub seal veekindel kott, ütleme, kus on siis ka need vahetusriided, et sa sealt külma ja tuule käes ühesõnaga... Mitte jäänaalte komplekti, aga uisutamise komplekti. Uisutamise komplekti kuuluvad, jah. Ja jäänaelad peavad olema kaelas. Neil on olemas selleks, tal on olemas vile, et märku anda, et mingi jama juhtus. Jah, mingi õpetus ka, kus... Jah, et kaelas, nii et sa saad kohe, et kui sa sees oled, et kohe mõlemad käed või mõlemad naaslid saad turvaga välja võtta. Ja kui nüüd suurem grupp on, siis üldiselt on nõutav, et oleks kaasas viskeliin. Et tal on selline raskuskott otsas ja siin on mingi paarkümmend meetrit on nööri käepidemetega, et
ühest otsast hoiad kinni ja teise viskad minema sinna abivajaja suunas. Nii et abivajaja, ütleme, ta saab selle raskema otsa, et siis ta tiritakse välja, et ütleme, päästja ei peaks minema auguservale sinna riskima, et ta võib ka läbi vajuda. On olemas meil ka veel põlvekaitsjad, kukkudes jääl võib ikkagi päris tõsiselt viga saada. Paljud kasutavad kiivrit, et suurel lool kukkudes. Siin oligi, nüüd talvel esimesel sõidul, kui ma käisin, üks naisterahvas komistas kalamehe auku ja sai ikkagi peale vigastada, et selles mõttes peab ka ettevaatlik olema. Nii, aga teeme siia lõppu sellise ülevaate, et mis võiksid olla põhilised vead, mida klambrite paigaldamisel tehakse? Ütleme nii, et klambrit peale panema hakata, peaks olema kõik 3 osapoolt nii-öelda koos. Saabas, klamber ja uisk. Et reguleerida õige pikkus, väga lihtne võimalus on, ütleme, selle pikkuse vale reguleerimisega või vale kinnipanekuga. Seda saab muidugi parandada, eks, aga ütleme, eks need kruvid lahti võtmine ja kinnipanek, eks ta kulutab neid. Üks viga, mida me oleme ka ise kogenud ja oma elu on õpetanud, et tuleb kasutada õigeid kruvisid. Et kui meil on ka sattunud niimoodi, et me oleme nendesse avadesse keeranud liiga pikka kruvi, või siin tükk tegu, et teda pärast sealt kätte saada, et alati siis tasub kasutada siis komplektis, uisu enda komplektis olevaid kruvisid. Ja muidugi on ka see, et ütleme, nagu öeldakse, et kui ta ehitad maja, ehita naabrimehel ennem, siis hakka enda ehitama, eks. Et uiskud on sama lugu, et kui sa ikkagi ennem pannud ei ole, päris endast kindel ei ole, siis me pakume ka teenusena klambri, ütleme, kui meilt osta uisud, et siis klambrit pealepanekut. Ja siis me ikkagi soovime ka, et oleks olemas nii klamber kui ka saabas siis seal juures. Ühe asja, mille võiks ära täpsustada, on see, et kui keegi on ikkagi paadunud suusahunt, kellel on suusasaapeid kodus tohutus koguses kapi peal virnas iga päeva jaoks, iga külma jaoks ja vaatab üks päev Instagramist, et naabrimees on käinud hoopis uisutamas ja tunneb, et tahab ka, siis kas tema võib oma see suusasaabas näpus tulla poodi ja öelda, et palun mulle selline uisk, et ma saan siis naabrist kiiremini sõita? Jah, täpselt. Võib. Et enne ma näitasin rohkem seda backcountry klambrit, aga seesama tavalise uisu, suusasaapa, suusauisu või see, kes uisustiilis sõidab, need on väga kõige levinumad klambrid ja need siis sobivad väga hästi, enamus kõigi nendega välja arvatud need laste oma ja siis kinnise kannaga variant. Ühesõnaga, et kui sul on kodus suusasaabas olemas, siis seal kui ilmtingimata ei pea minema endale uisusaabast ostma, aga võid? Tähendab, ütleme, ega spetsuisusaabast, ütleme, nende uiskude jaoks nagu ei olegi olemas. On olemas nii-öelda kohandatud variandid, aga kui panna nüüd rajasuusasaabast, tahta panna klambrile, siis parem on uisusaabas, mis on kõrgem. Ta lihtsalt hoiab sul selle hüppeliigese jäigemana ja tõuge on seda teravam ja kindlam, et ei ole seda jala läbivajumist uisutamisel ka. No vot. Ja niisama lihtne see keeruline teema tegelikult ongi. Nii et kui kellelgi tekkis nüüd huvi, siis tulge koputage matkaspordi uksele ja võtke oma saapad või asjad kaasa, mis teil kodus olemas on ja küll te siit leiate endale sobilikud uisud ja klambrid ja need pannakse teile siin külge ka. Nii et ei olegi midagi muud, kui otsida lihtsalt üles jää ja hakata teistel ägedaid videosid tegema ja nautida loodust, talvist loodust täiel rinnal. Nägemist! Nägemist! Thank you.